Tere, tere, kõik see pere, läbi Jeesuse vere, siit kaugelt üle mere. Tere, minu Eesti pere. Issand on üles tõusnud, sa oled sellest kuulnud. Ma arvan, et vähe vist on neid, kes seda ei oleks kuulnud. Ja munad on värvitud ja jänesed on tapetud. Ma ei tea, kas sa tapad oma jäneseid. No, ausalt öeldes, ma ei tea midagi jänestest, ma ei tea eriti midagi munadest. Olgu, et sai tänagi vana traditsioonipõhiselt sibula koortega keedetud ehk siis värvitud mõned munad, sest traditsiooni jõud on suur. Eestis lisandub sellele veel paju, utud ja nii edasi. Tsentraalne sõnum selle kohta on, et Jeesus on üles tõusnud. Kõik need kaunid traditsioonid, mis ei ole lahkunud Eesti kultuuriruumist, pean silmas mune, jänkusi ja ka neid pajuutusid. Sõber, ma võin sulle neid taustasi avada. Hästi lühidalt, sest see ei olegi kõige olulisem. See kõik lähtub õigeusu, vene õigeusu traditsioonist, mida on ka viljelenud ositi katoliiklus, aga siiski autorlus kuulub vene õigeusu traditsioonile. Nii et kui sa oled ikka nüüd täna kenasti mune värvinud ja kuidagi jänkudega suhestunud ja neid põhiliselt munade pühi pidanud ja jänkupühi ja pajuuituse koju toonud, siis sa oled olnud truu vene õigeusu traditsioonile. Ja see on väga hea. Sellepärast, et järelikult see traditsiooni jõud on niivõrd suur ja sügav, et see kõnetab inimesi. Aga need, kes loevad ennast uuesti sündinud kristlasteks, nende jaoks on see siiski eelkõige ülestõusmispüha, kus on sündinud see fenomen. Issand Jeesus on tõusnud üles surnuist. Haud on tühi, on sündinud seletamatu, käsitamatu kuni tänase päevani. Seda ei suuda keegi tõlgitseda. Mis oli see anomaalia, millises transformatsioonis see sünnib, millises kehas ta tõuseb ülesse ja nii edasi ja nii edasi. See on ääretult põnev teema, ega sellele ma ei raatsi sinu kallist aega täna suurel pühal raisata. Ma olen neid asju uurinud ja sellele võib täiesti pühendada omaette teema. Teooriaid on palju. Üks on selge. Ta on üles tõusnud surnuist. Ja sina, kes sa oled ta võtnud oma elu issandaks, absoluutseks autoriteediks, selleks, kellelt sa palud, et ta juhiks sinu mõistust. Eelkõige, mina teen vähemalt seda ja ma teen seda nii tihti, kui on võimalik. Issand Jeesus, juhi mu mõistust. Sest oma hinge olen ma talle andnud 34 aastat tagasi teadlikult, noore mehena, kui ma ei jaksanud enam elada. Sõna otseses mõttes. Ma ei jaksanud enam elada, ma ei jaksanud vihata, ma ei jaksanud elada selles hirmufoonis, kuhu ma olin suhteliselt noore mehena. Loomulikult, kui ma nüüd vaatan ajasillalt tagasi, ma olin ju päris poisikene. Aga mu juuksed olid juba siis hallisegused, sest olin elanud kiirelt, tormilist elu, proovinud kõikvõimalikke neid žanre, mille kohta oli teada, et need on valed teed, aga need tuli ju järgi proovida. Olin jõudnud totaalse pankrotini, ehk minust oli saanud kadunud poeg. Nii et Jumala sõna täitus täiel määral ja see oli 34 aastat tagasi, kui toimus minu elus see transformatsioon ja mu elu muudeti täielikult. Ma olen täna jäänud selleks samaks, kes ma olen teljeliselt. Kedagi ei muudeta niimoodi, et inimese telg muudetakse.
see on kummastav tõsiasi. Enamik, kes hoiab ennast eemal sellest võimalusest proovida, teda hoiab eemal eelkõige hirmufoon. Aga mis minust siis saab, kui ma saan kristlaseks? Ja see hirmufoon on päris võimas, see on päris jõuline. Hirmufoon kõigis oma erinevates variatsioonides on üldse kõige suurem jõud, mis hoiab seda maailma oma haardes. Nüüd tekib küsimus, et kui Jumal on kõik võimas, kuidas saab siis sündida see, et see maailm on sellise informatsiooni haardes, kus ainult üks osa jõuab selle tõdemuseni, et Kristus on Jumala käepikendus ja otsene abimees ehk issand igale ühele, kes tema poole hüüab. Jeesus, päästa mind. See lihtne palve. Kuidas saab see siis võimalik olla? Ka siin on tegemist transcendentse saladusega, fenomeniga, mida ei ole võimalik lahti rääkida lühidalt ja lakooniliselt ja mustvalgelt. Tegemist on küllaltki keeruliste teemadega, aga see ei ole täna oluline. Kõige olulisem on see, et see lihtne valem töötab. Juhul, kui sa oled ajastanud selle õieti. Eelduseks sellele on väga palju eeldusi. Sa oled väsinud vihkamast ja kartmast kõike seda ähvardavat ümbritsevat maailma. See viib inimmõistuse ja hinge. Need töötavad sünkroonis. Neid lahutada on ju ääretult raske. Kus kohast hakkab hingemaastik, kus ta läheb üle edasi mõistuse sfääriks, mõistuslikuks analüüsiks ja ratsionaalseks hindamiseks, mis on elu ja mis on inimese osa, minu osa selles igavases tantsus. Kõik need küsimused kuhjuvad ja kui üks neist saab sellel õigel ajastatuse hetkel fataalseks ehk nii-öelda viimaseks hoobiks, siis hakkavad sündima Jumala imed. Kuni sa seda proovinud ei ole, sa ei tea seda. Ja suurimaks ohutsooniks ongi see, et religioon oma olemuselt on osa kultuurist, osa kultuuri mõõtmest. Ja see uinutab ja see uimastab sedavõrd suurt hulka inimesi, kes ei suuda jagada ära neid kahte asja. No ma toon mõne markantse näite, sest religioon on minu jaoks protsess, mille ma olen läbinud. Ja ma tarvitan täpselt limiteeritult seda nii palju, kui mul on seda vaja. Ma väga hindan väga kõrgelt ja mulle meeldib erinevaid religioone uurida, neid võrrelda omavahel ja see on toonud mulle väga palju selgust ja valgust teadvusesse. Ma toon mõne markantse näite. Kas oled kunagi pornofilmi vaadanud? Täis porri või kergemat porri või ükskõik mida. No mina olen küll vaadanud. Neid on avatud ja loomulikult olen ma elu jooksul seda piisavalt näinud. Mis on pornofilmi olemus? Pornofilmi olemus on see, kus inimteadvus tahes tahtmata samastub tegelaskujudega seal. Vastavalt siis sõltuvad soost. See on pornograafia olemus. Aga sa ei ole ju, sa oled distantsilt, sa samastud kuidagi viisi ja bla bla bla. Ja nüüd on teine asi, osaleda pornofilmis. See on kognitiivsus. Ja selle kahe vahel, kas seda vaadata või selles osaleda, ongi kognitiivne dissonants. Täpselt samasugune kognitiivne dissonants tekib selle tulemina, kui inimene on mõjustatud
religiooni erinevatest komponentidest. Enamjaolt teavad inimesed ikka kuidagi viisi piibli loo, evangeeliumi kontseptsiooni, seal Jeesus ja jüngrid ja Maarjad ja beebid ja värgid, sinna lisanduvad siis täpselt lõpptulemusena munad kuidagi viisi ja jänkud ja see on üks paras ja kõige krooniks on veel Jumal ka sinna vahele kuidagi viisi segatud. Ja inimesed täiesti rahulikult, kõik tahavad ju väärikad olla, et nad kuidagi viisi orienteeruvad selles rägastikus ja panevad oma enda seestpoolt panevad luugid kinni, et mul on Jumalast suva. Kuidagi viisi saadakse aru, et kõik need on omavahelises seoses, aga see ei ole eluliselt tähtis. See ei ole mulle täna oluline, võib-olla ma tulevikus kunagi sellega tegelen. Ja võt siin ongi nüüd see vahe. On rist, on risti surm, on üles tõusmine, mis asjaoludel Jeesus risti röödi, seda on ka ju enamik teab. Mis asjaoludel ta üles tõusis on ju ka, et see oli nagu Jumala heameelne plaan ja nii edasi ja igavene elu ja paradiis ja seda infot on päris palju. Ja mis kõige drastilisem on, väga suur osa ka muideks kiriku kristlastest, ega nemad ka ei orienteeru lõpuni selles. Nad söövad sisse sellest informatsioonist nii palju, kui see on kergesti sisse söödav ja seeditav, aga kui asi läheb olemuslikuks, siis tekib neil ka segadus juba sealt küsimused, et isa, poeg ja püha vaim, nende vaheline suhestumine, mis osas on üldse meil püha vaimu vaja ja kuidas mina suhestun Jeesusega ja Jumalaga seeläbi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Selle kõige põhjuseks on see, et päris suur defitsiit on jõulisest evangeeliumist. Religioon on selle väga osavalt raamistanud, kaardistanud niimoodi, et ta on nagu kaetud sõna otseses mõttes nagu niisuguste elektrikaitsmetega, et kui keegi sellesse puutub, siis lööb voolu kohe välja. Inimene satub vooluvõrku. Nagu tänapäevane elektrisüsteem on ju niimoodi ehitatud. Väga raske on nii-öelda saada surma elektrilöögist oma kodumajapidamises. Kaitsmed hoolitsevad selle eest. Nagu sa satud vooluvõrku, nii ta plärtsti lööb, saad väikse löögi ja ehk särtsu ja siis on nii-öelda kaitsmed ehk korgid on välja löönud. Umbes midagi analoogilist on ka valitsemas vaimses sfääris. Aga Jeesus on rohkem kui 220, rohkem kui kõrge pinge. Ja temaga kohtumise juures peaks asi lõppema tegelikult ristimisega, mis on asjaõiguslikult tegelikult suremine. See on minisurm. See on vabatahtlik samastumine Kristuse saatusega ehk surmaminek ehk ristimine. See on samamoodi ära peidetud suures osas kultuuri, kristliku kultuuri mingi bla, mingisuguse mannapudruga. See on nii ära peidetud, et selgepiiriliselt öelda, kas sa oled valmis samastuma issanda surmaga, pealegi ristisurmaga. Samas vaimus võin ma edasi veeretada lõpmatuseni, aga kuna ma tean, et sul on aega vähe, sul on väga palju toimetusi, mis nõuavad tegemist, siis ma ei taha sind selles teemas edasi vaevata. Ma õnnitlen sind selle suure sündmuse puhul. Ja nüüd sa võid endasse vaadata, kas sa kogesid täna mingisuguselgi kujul midagi positiivset iseendas, kui ühtäkki kõik see masendav infoväli, milles me kõik kulgeme, mina kaasa arvatud, sest mul on nii piisavalt rumal ja nii piisavalt uudishimulik, et ma hoian ennast kogu aeg selles päris masendavas infoväljas. Sellepärast, et see on mulle vajalik, et ära mõista, mis toimub ja mis on tulemas.
ülestõusmispühade puhul ma ütlen sulle otse, selgelt silma vaadates, midagi head tulemas ei ole. Aga täna on päev, kus kohas võib lüüa teadvuse selgeks ja väga paljud võivad saada impulssi. Võib-olla ka sina, kes sa mu sõnu kuulad, võib-olla. Sest ma räägin sinuga. Ma ei räägi mingi auditooriumiga, nagu ma pidevalt kordan. Ma üritan rääkida sinuga. Sinuga, kellele see mu tekst jõuab kohale. Võib-olla sa saad siit impulssi aru saamaks, et midagi tuleb ette võtta. Jõudmaks sama tõdemuseni, ma ei jaksa enam vihata, ma ei jaksa enam karta. Siis on see tänane suur püha, ülestõusmispüha ennast õigustanud. Aga sina, kes sa ei saa seda impulssit, sulle ma soovin lihtsalt palju õnne, et täna on natuke parem, kui oli eile. Ja võib-olla homme on natuke kergem, kui oli üleeile. Ole hoitud, sõber, ja me räägime veel.